Tere! Mina ei ole numbrite inimene. Mina olen kirjutaja. Sisu ja tekst on see, mis mind huvitab. Ja mingid numbrid, analüütikat, selliseid tabeleid, sihukest asja mina väga ei harrasta ja mul on väga hea meel, et selle töö on ära teinud eelmised esinejad ja mina saan rääkida sellest, mis mulle meeldib. Kes mina siis olen? Lühidalt natukene endast. Olen siis ihult-hingelt kirjutaja, nagu mulle meeldib öelda. Kirjutamisega olen tegelenud juba 12-13 aastat. Ajakirjandus tuli 2004. aastal. Paar aastat tagasi hakkasin rohkem tegelema copy ja sisu ja sihukese contentiga, sisuloomega ja asutasin mõned aastad tagasi ka ettevõtte, kirjutaja, läbi mille me siis erinevaid sisu tekste pakume ja toodame. Enda kogemuste, lugemise, õpitu, vaatamiste, igasuguste asjade põhjal olen siis kokku pannud väikse ettekande 10 enamlevinud viga, mida siis sisuloomel tehakse. Esimese asjana mina tooksin välja, ma ütlen veel ette ära, et tegemist ei ole tähtsuse järjekorras kokku pandud listiga, tegemist on lihtsalt asjadega, mida mina olen tähele pannud ja mida mina soovitan vältida. Esimese asjana on siis selge eesmärgi puudus, ehk siis mis on teie sisu eesmärk. Vahet ei ole, kas tegemist on uudiskirja sisuga, kas tegemist on Facebooki sisuga, mingi muu sotsiaalmeedia sisuga, on tegemist blogipostitustega, mis iganes. Kõige tähtsam, mis on see eesmärk. Kui ei teata eesmärki, kui seda eesmärki iga koosoleku järel muudetakse, kui see eesmärk muutub iga nädal, iga kuu, siis see asi ei toimi. Eesmärk võib olla erinev iga projektiga, iga kanaliga või iga nii-öelda tootega, aga see eesmärk võib olema selge. Üldiselt ongi see, et peaks olema 1-2 suurt eesmärki ja siis 2-3 alameesmärki, mis seda suurt eesmärki siis toetavad ja julgustavad. Eesmärgid võivad olla erinevad. Need võivad olla näiteks lugejate saamine, registreerumiste saamine, konkreetne müük, broneeringute saamine, teil on e-raamat, soovite seda alla laadida, klikk, videote vaatamine, kuhugi registreerimine, kohale tulek, et need eesmärgid on hästi erinevad ja need võivad samal ajal olla ka erinevad, et peaeesmärk võib olla üks ja alameesmärgid, mis seda peaeesmärki siis toetavad, võivad olla erinevad. Et siis proovidagi erinevate eesmärkidega seda ühte tähtsat eesmärki siis toetada. Teine, mis on see strateegia puudumine. Ehk siis mul on eesmärk ja kuidas ma siis jõuan selle eesmärgini. See on umbes see, et meil on 3-aastane laps, kellega meil on vaja hakkama saada. Ta on ise teadlik, ta teab täpselt, kuidas maailm käib ja ta teab täpselt, mida tema täna just praegu teha tahab. Meil on eesmärk, et me tahame, et ta läheks nüüd magama või et ta tuleks nüüd sööma või et ta nüüd lõpetaks multikate vaatamise ja nüüd on aeg õue minna. Meil on eesmärk. Nüüd on strateegia, kuidas me sellele läheneme. Kas me lähme otse, kas me lähme ringiga, kas me meelitame teda kuidagi, kas me pakume talle vahetuskaupa. Täpselt sama asi kehtib ka sisuturunduses ja sisuloomes. Meil on eesmärk, suures pildis on üsna kõigil, ma julgen väita, eesmärk müüa. Müüki suurendada, kliente suurendada. Mis see strateegia on? Kas me lähme otse, ütleme osta, kas me lähme ringiga, ütleme, et võta tasuta, aga siis tule nii-öelda ringiga tagasi ostma. Et mis see nagu strateegia on selle eesmärgi saavutamiseks? Mida täpsemalt meil on välja mõeldud, mis see strateegia on, seda enesekindlamalt me tunneme ise ennast. Seda täpsemalt meie teame, mida meie teeme, seda täpsemalt kogu meie sisuturundus ja meie nii-öelda üldse suurturundus pluss sisuturundus ja sisuloome on ühtne tervik. See ei kõigu nii palju, vastavalt siis tujudele, hetke emotsioonidele, käidud koolitustel kuulatud teabele. See on nii-öelda strateegiline lähenemine ja peab vastu igasugustele tujumuutustele, ilmamuutustele ja ma ei tea, kursi kõikumistele.
üks viga, mida mina näen, mida tehakse, on müük valel ajal. See on umbes see, kui parim sõbranna tuleb külla ja hakkab rääkima, kui kihvti uue asja ta tegi ja sa kuulad ja sa oled elavuses ja see on lahe ja sa elad talle kaasa ja tõesti tundub lahe asi. Ja siis saad aru, et ta on liitunud mingisuguse võrkturundusega, tahab, et sa hakkaksid ka seal osalema ja ostaksid sul talt igasuguseid asju ja registreeriksid ennast suure raha eest sinna kasutajaks. Liiga vara, valel hetkel müüma hakkamine on täpselt, tõmbab nagu vee peale. See ei tekita usaldust, see ei tekita austust. Inimene saab kohe aru, et see on müügitekst. Kui ta öeldakse, et sisuturundus peaks olema selline huvitav, kasulik, värske, uus informatsioon, mida me kliendile siis pakume. Ükskõik, mis see kanal on ta siis läbi uudiskirja, on ta läbi sotsiaalmeedia, on ta läbi blogipostituste. Ehk siis ta peaks olema midagi uut, midagi värsket. Aga nii kui klient tajub ära, et seal taga on tegelikult müük, seal taga on turundus, see on müügiartikkel, see on promoartikkel, see on promo, ta ei usalda seda. See ei ole enam see. Aga mis on veel üks viga, on müügi täiesti unustamine. Ehk siis siin on minu meelest on selline õhkõrn piir selle vahel, et millal seda müüki siis teha, et seda teha mitte valel ajal ja et see üldse mitte ära jätta. Seepärast, et ükskõik kui palju me seda sisuturundust ka teeme, me ju paneme sinna raha. Meil on seal eesmärk, meil on strateegia ja meil on eesmärk sealt tagasi saada seda asja. Ehk siis, kui me muutume liiga sõbraks, liiga semuks, me oleme kliendiga hästi siuksed sõbrad, see on tore, see on lahe, aga me tahame sealt ju midagi saada. Ehk siis müügi ära unustamine. Minu meelest on see üks viga, mida inimesed peaksid sisuturunduse jälgima, et seda mitte ära unustada siis, sest et inimesed ju tahavad osta. Inimesed tahavad osta. Kui sa müüd lahedaid jalanõusid, ma tegelikult ju tahan osta neid asju. Aga ma ei taha, et mulle müüakse. Ma tahan ise võib-olla jõuda selleni, et ma tahan neid asju osta. Mis tähendab seda, et see müügikanal või müügistrateegia või müügisõnum peab olema teistsugune, aga seda müügi osa ei tohi ära unustada. Inimesed tahavad osta. Ja kui sa oled pakkunud neile head sisu, siis on see nii-öelda see soe liid. See on soe, selles mõttes ongi soe liid. Ta on tegelikult juba valmis ostma. See tuleb lihtsalt nüüd ära konventeerida. Kuidas seda teha, et ta ei oleks jälle siuke toores müük. See on jälle siuke kaval värk. Kus on fookus? Kellele me keskendume? Eelkõnelejad tegelikult on juba natukene seda ka puudutanud, et kus see fookus on. Mina näen oma töös hästi tihti, et ettevõtted tahavad rääkida iseendast. Me kõik tegelikult tahame rääkida iseendast. Küsi kelleltki, kuidas läheb või kes sa oled ja jäädki kuulama. Me kõik tahame rääkida iseendast. Ja see on minu meelest sisuturundusel üks hästi oluline märksõna, millest me sisuturunduses räägime. Mina ettevõttena võin rääkida, kui laheda disainiga on minu toode, aga kas see on see, mida minu klient tahab kuulda? Ehk siis näiteks tegime KSA silmakeskusega, tegime kampaaniaid ja seal oli täpselt sama asja, puutusime kokku. KSA tahab rääkida sellest, kui lahe on nende uus laser. Neil on kõige uuem laser terves Baltikumis. Neil on üks uusimaid lasereid terves Skandinaavias. Aga see ei ole see, klienti see ei huvita. Klient tahab teada, kui kiirelt mu silmad paranevad. Kas ma 3 nädala pärast sauna võin minna? Mis juhtub, kui ma ülehomme näiteks vihma kätte ja mu silmad märjaks lähevad? Need on hoopis teised lähenemised. Mida tahab teada klient? Mida tahab rääkida ettevõte? Ehk siis millel on see fookus? Kui ettevõte räägib kogu aeg, meie teeme seda, meie teeme toda, meil on sellised asjad, meil on need, meie. Kedagi ei huvita see. Inimene tahab teada, what about me? Mis minust saab? Kuidas minu elu kergemaks läheb? Kuidas teie toode minu elu paremaks teeb? Üks ettevõte tegi suitsuandureid, rääkisid hullult suurelt, seal pitchisid oma toodet ja rääkisid hästi suurelt ja huvitavalt, kuidas nendel ikka nii kihvtid disainid ja no nii lahedad suitsuandurid, et siukseid pole üldse saada kuskil ja siis ongi, aga mida tegelikult, mida klient tahab? Kas klient huvitab see, et see on nii lahe, et siukest disaini pole kuskil?
no ta võib ilus olla, aga mul on oluline see, kui kergesti ma teda esiteks vahetada saan, kui kergesti ma seal neid patareisid saan vahetada, kuidas ta nagu, kuidas ta töötab, on ju. Ehk siis, kus see fookus on? Täna mina näen, et nii, hästi palju on fookus, hästi palju meil. Aga kui nüüd pöörata meie nurgast teie nurgale, siis see hoopis kõnetab rohkem. Tekib küsimus, et kuidas ma siis tean, mida mu klient mõtleb. Küsige klientidelt. Tehke tagasiside uuringuid, tehke vestlusõhtuid, minge sinna, kus teie klient on, lugege foorumeid, vaadake Facebooki kommentaare, vaadake oma reviewsid, küsige meililistis tagasisidet, tehke ise kliendi teekond läbi, tehke testoste, vaadake, mis see kliendi peas teil on, mis nagu nii-öelda kliendi õhku tuleb, mis on kliendi mured, mis on kliendi nii-öelda, mida mõtleb klient ja vastavalt sellele fokusseerige kogu oma sisu kliendi küsimuste vastamisele. Võtke ette oma korduma kippuvad küsimused, looge sisu vastavalt sellele, mida teie kliendid teie käest küsivad ja te teate juba oluliselt täpsemalt, et see sisu kõnetab teie klienti palju rohkem. Mida mina näen üsna tihti, on toored tekstid. Mis see siis tähendab? Tähendab see seda, et on see siis ükskõik tegelikult, kus kohas on see sotsiaalmeedias, on see uudiskirjades, on see blogipostitustes, mingid artiklid ajakirjanduses, bänner, reklaamid, kas või need toored tekstid, toimetamata tekstid, kirjavigadega tekstid, sõnakordused, pikad laused, rääkimata pealkirjadest, SEO kasutusest, märksõnadest, tekstid on liigendamata, tekstides ei ole bullet pointe, vahepealkirju, heading 1, heading 2 kasutamisi, nii-öelda sissejuhatuse, see liidi osa on nagu hästi nõrk, et tekstid on toored. Pole tegevusele kutsungit või on need nõrgad, hästi robustsed. Et üks asi, mida mina hästi soovitan, on see, et tehke tekst valmis, ükskõik mis tekste teil siis on, laske üle vaadata. Las kolleeg vaatab üle, las elukaaslane vaatab üle, kui viitsib. Leidke ja otsige endale mõni, ma ei tea, toimetaja kuskilt, kes teil selle teksti üle vaatab. Topelttühikud, valed komad, väikse tähega lause algused, ma ei tea, pildi allkirjad, pildi kvaliteet, kogu visuaalne pool, kõik see tooresus, see jätab hästi suure märgi ettevõtte kogu muljele. Inimesed hästi tugevalt lingivad ära selle omavahel. See, millisena nad näevad, et milline see tekst on, ükskõik siis, kus see tekst on, nad hästi tugevalt seovad selle ära kogu ettevõtte mainega või nii-öelda see hinnang, mida nad ettevõttele annavad, sõltub hästi palju sellest, milline on teie tekst. Ükskõik on see siis blogipostitus, on see Facebooki postitus, on see uudiskiri. Kvantiteet versus kvaliteet. Kuidagi see sisuturundus on läinud hästi selliseks uueks trendiks või selliseks uus popsõna, mida kõik hakkavad nüüd tegema ja kõik nüüd võtavad suuri eesmärke, et meie nüüd teeme sisuturundust ja siis pannakse turunduse aastakoosolekutel pannakse paika, et iga nädal me saadame uudiskirja ja iga nädal me kirjutame uue blogipostituse ja 2 korda päevas me teeme Instagrami, paneme pildi ja rääkimata Twitterist ja Facebookis, kus meil ka uueneb iga päev, igas kanali, ongi, et igas keeles, näiteks meil erinevad keeled veel ja siis, kus me nüüd hakkame seal sisuturunduse maailmas nüüd rokkima. Ja siis 2 kuud nii-öelda rokitaksegi ja siis tuleb see nii-öelda päris elu peale. Ettevõttel on ju alati tegelikult enamus ettevõtete eesmärk ja suund on ju tegelikult midagi muud kui sisu loomine. Ettevõtte nii-öelda põhitegevusala on midagi muud kui see sisu loomine. Ja see on ka see, miks see entusiasm tihtipeale raugeb. 2 kuud on kihvt ja siis hakatakse tegema selleks, et see Exceli tabel saaks siis ikka täidetud. Et mul oleks ikkagi seal see linnuke kirjas, et võt see nädal saatsin ka uudiskirja välja. Järgmine nädal panen sinna linnukesed, ikka jälle saatsin välja ja siis ongi, et kolmapäevati saadan uudiskirja välja ja teisipäeva kell 2
hakkan mõtlema, et mis ma siin homme kirjutan siis. Ja siis tulevad hästi meiekesksed tekstid, tulevad hästi toored tekstid, hakkab see kvaliteet hakkab nii tugevalt kannatama ja ta läheb nii tugevalt sinna kvantiteedi peale. Ja see teeb nii palju kahju ettevõtte mainele, kaotatakse kliente, muutub spämmiks, rämpsuks, ma hakkan inimest kaudselt või otseselt mõttes tegelikult ju petma. Ma saadan talle uudiskirja, ma palun või võtan temalt aega, et ta seda uudiskirja loeks ja siis ma pakun talle toorest ja igasugust nii-öelda läbimõtlematult minakeskset teksti. See toimib 1, maksimum 2 korda, aga mitte rohkem. Ja kui see klient on juba kaotatud, siis täpselt nagu eelkõneleja ütles, siis see võtab 4-5 korda sama palju aega see tagasi võita see klient, kui üldse. Ehk siis, mida mina julgen hästi tugevalt soovitada, on, et pigem teha kvaliteetset tööd, teha seda pigem harvem, kui ise ei jõua seda teha tihemini või nii tihti, kui tahaks. Pigem saatke välja uudiskiri 1 kord kuus, saatke välja siuke uudiskiri, mida avatakse, mis loetakse ja mis pakub reaalselt midagi. Mitte, et ma saadan iga nädal selleks, et mu Excel oleks täidetud ja kvartali koosolekutel oleks lahe näidata, et vot, eesmärk on täidetud, iga nädal on uudiskiri välja läinud. Üks asi on ka see, et ongi lisaks sellele kiirustamisele, mis tuleb, on see kvaliteetilangus, kõik see sisu, jälle samamoodi kirjavead, toored tekstid, nad tegelikult ju ei ole seda turunduslikku touchi seal nii tugevalt taga, lähevad hästi tugevalt meie keskseks, klient tegelikult ei saa sealt midagi. Siis, kuidas siis teada, et kas mu tekstid on sellised või kas nad on sellised? Jälle samamoodi näidake kellelegi, ärge tehke ise. Tihtipeale ongi see, et inimene, kes ettevõtte siseselt hästi tugevalt soovib seda asja teha, ta tihtipeale ei oska seda väga hästi teha. Või siis ongi, et need inimesed, kes väga hästi ei oska kirjutada või kellel need komad jäävad panemata, nad ei näegi neid komasid, et need on puudu. Nemad seda ei näegi. Ja see on hästi oluline, et isegi kui ma arvan, et ma teen seda hullult hästi, siis tegelikult on oluline seda näidata kellelegi. Näidake ettevõtte sees, kaasake väljaspoolt partnereid, nii-öelda pange kokku punt, kes päriselt tegeleb teie eesmärkide täitmisega, ükskõik kui sageli need on ja niimoodi, et see kvaliteet oleks tagatud. Sest muidu ongi see, et tihtipeale mina olen näinud, et see kvantiteet versus kvaliteet hakkab kahanema ja nii-öelda muutuma siis, kui näiteks ettevõtte siseselt inimesed muutuvad. Välja on töötatud tugev süsteem, tuleb uus inimene tööle ja see süsteem pööratakse pea peale. Uus inimene ei oska, tal ei ole enam veel neid teadmisi, seda aega, ressurss ja fookus lähevad mujale, kvaliteet langeb, aga samas üritatakse seda hoida, sagedust hoida ja sealt tuleb see tugevalt kvantiteet. Või siis on see, et algusel ostetakse suure hurraaga see teenus sisse, agentuur teeb kogu selle sisuturunduse ära, sisuloome teeb ära, vaadatakse, et 3 kuud, mis see siis on, kõrvalt paistab see teema oluliselt lihtsam, kui see tegelikult on, vaadatakse, et agentuur oskab kirjutada küll, miks me ei oska, meie ju teame ise kõige paremini, kuidas meie oma toodetest peaksime kirjutama, võetakse see asi üle, Q2 tehakse entusiasmi põhjal ise samal tasemel, sama aktiivselt, ja siis ta läheb jälle nii, et kiired asjad tulevad peale ja see, mis nii-öelda minu töö juures päriselt oluline on, see röövib ära kogu selle aja, mis tegelikult oleks oluline selle sisuloome peale panna. Tagasihoidlikkus on samamoodi üks asi, mida mina olen märganud, mis Eesti ettevõtete puhul on. Ehk siis selline jalg maas konkreetselt oma arvamuse välja ütlemine, et vot, mina olen selles valdkonnas 20 aastat tegutsenud, ma tean, kuidas need asjad käivad. Ma tean, mida kliendid mõtlevad, ma tean, mis on need vajadused, ma tean, kuidas need asjad töötavad, ma tean, mis on need 10 kõige tähtsamat asja, mida sa pead teadma, et see kamin valida endale õige. Et valida õige kamin. Ma tean neid asju, aga inimesed ei julge seda teha, ettevõtted ei julge seda teha. Nad ütlevad pehmelt, nad tahavad niimoodi nurka mööda kõndida, nad tahavad olla hästi diplomaatilised, hästi sellised alalhoidlikud. Ma ei tea, võib-olla eestlase tagasihoidlikkus, võib-olla tõesti siukse enesekindluse puudus, aga tegelikult klientidele ju meeldib see. Kui ma pean valima näiteks ilukirurgia, kas ma lähen selle juurde, kes ütleb, et ma tean täpselt,
mis on need ja need ja need asjad. Ja ma tean ja võib-olla isegi, kui tal mõnes kohas on väga tugev jõuline oma arvamus, mis võib-olla ei lähe paljude arvamustega kokku, siis tema see jõuline väljaütlemine on palju enesekindlam, see tekitab usaldust, kui see, kes räägib, et no jaa, sihukest nagu pehmet teksti. Välismaa puhul ma ei ole nii palju täheldanud seda tagasihoidlikkust, seal ikka julgetakse rohkem rääkida sellest. Et vot nii ongi see elu. Aga me kuidagi oleme hästi siuksed pehmed. Mina hästi soovitan olla ekspert enda vallas, olla jõuliselt ekspert enda vallas, olla uhkelt ekspert. Kui sa oled ikkagi 10 või 20 või ma ei tea, 30 aastat enda valdkonnas töötanud, siis sa tead ju, kuidas see käib. Sa tead, mis seal toimub. Ütle see välja, kui ettevõte hakkab oma sisuturunduses rääkima sellest, kuidas asjad päriselt käivad, nad on aktiivsed ja julgevad sõna võtta, siis see jõuab ühel hetkel meediasse. Ajakirjanikud, tehes sinu valdkonna tekste, nad hakkavad sulle helistama. Sa saad hakata sõna kaasa ütlema enda valdkonna ajakirjanduses. Mis tähendab seda, et inimesed loevad ja ekspertarvamus selle valdkonna kohta küsitakse sinult. See on ju täiesti tasuta reklaam. Inimesed hakkavad ju võrdsustama see valdkond ja see ettevõte. Ja sellise ekspertstaatuse saamine on ju nii-öelda parim bränding, mis üldse saab olla. Ja seda kõike saab tegelikult luua ainult läbi oma enda loodud sisuturunduse. Aga seal peab ära kaotama sellise tagasihoidlikkuse, mis mina? Ma olen küll palju teinud, aga mis mina? Küll, ei ole, peab teadma, mida me teeme, kui meil on nii palju kogemust, me teame, mis me teeme, ja me peame seda hästi julgelt ka välja ütlema. Liiga vara allaandmine. Kõik räägivad sellest ühelt poolt, et sisuturundus töötab. Sisuturundus on uus turunduse suund. Kõik turundus liigub sisuturundusse, kõik muud ei kuulegi, content marketing siin ja seal, igas valdkonnas. Ja siis ettevõtted proovivad, teevad 2 blogipostitust, saadavad 2 uudiskirja, teevad 6 aega või 2 kuud teevad Facebooki aktiivselt, vaatavad, ei tule tulemust. Ja siis ütlevad, meil ei toimi, ostame uuesti selle tavareklaami. Lähme tagasi selle vana juurde, teadsime, et vana toob vähemalt nii paljugi, siis lähme tagasi sinna. Aga tegelikult miks ei toimi? Kui on selge eesmärk ja kui on selge strateegia, siis saab täpselt vaadata, et kas see strateegia ei toiminud. Äkki on vale ajastus, äkki on vale kanal, äkki on vale strateegia, äkki on vale sihtgrupp. Äkki sisu ei jõua sihtgrupini, ehk siis millest te räägite, kas te räägite õigest asjast, kas te räägite õigest keelest. Nagu Raimond siin enne tõi välja selle pealkirja, selle printeri pealkiri. Lahe, räägite õigest asjast, kihvt printer väike ettevõtetele, aga see on vales keeles räägitud. See ei ole ju kliendi keel. Ehk siis sellised artikleid võib toota kui palju tahes ja öeldagi, et ei töötagi. Ja tõsi, ta ei töötagi siis, sest et see ei jõua kliendini. Ehk siis mina näen seda, et liiga tihti antakse alla või vähemalt mõeldakse neid mõtteid, et ei, see vist ikka meil ei tööta. Aga tegelikult nagu mõtlema, et mis siis täpsemalt ei tööta. Hästi paljud ettevõtted ja teenused ja tooted on ju sesoonsed. Võib-olla oli vale hetk, vale kanal. Võib-olla on halb sisu, võib-olla see sisu teil ei tööta. Tihtipeale on ka see, et kliendid vajavad nagu harjumust. Harjumuse tekitamine võtab aega. See, et kliendil tekiks harjumus iga nädal näiteks meie blogis käia midagi lugemas või et kliendil tekiks harjumus iga kuu avada meie uudiskirja, seda lugeda või tekiks harjumus, et kõige selle teemalise info ta saab kätte meie kodulehelt. See on uus harjumus. Harjumused võtavad aega. Mõned räägivad 3 nädalast iga päev tegemisel, et siis tekib meil uus harjumus natukenegi sisse. Mõned räägivad 2 kuust. Kui seda iga päev teha. Aga kui klient veel ei pea seda iga päev tegema, ta ei pea iga päev lugema meie uudiskirja, siis see harjumus võtab veel rohkem aega. Ehk siis enne kui
alla anda, mina soovitan hästi tugevalt nii-öelda katsetada, analüüsida, panna kirja, analüüsida ka nii-öelda, siin natuke tulevad need numbrid nüüd sisse, on ju. Sisuliselt analüüsida ja numbriliselt analüüsida. Vaadata, kas äkki mingi kellaaeg ei tööta, äkki päev ei tööta, mis kanalis, mis äkki töötab. Ja kui ma ei tea täpselt, miks ei tööta, siis jälle küsige, kaasake eksperte. Küsige agentuuridelt, küsige klientidelt tagasisidet. Öelge, võt, me oleme teinud sellist asja, kas te olete üldse märganud? Kas te üldse teate, et meil on blogi näiteks? Küsige. Liiga ruttu alla andmine. Noh, jah, see nii-öelda, te juba olete alustanud seda tööd ja siis sellised nagu raiskamine. Mina ei soovita raisata. Ja kliendi tundma õppimine on ka üks asi, miks ei pruugi sisuturundus töötada. Ehk siis te teete, justkui räägite, sisud on toredad, aga endiselt võib-olla ei ole see, et ei tunne tegelikult klienti. Võib-olla kliendil on hoopis teine mure, teine rõõm, teine probleem, teine eesmärk, teine nüanss, mida nad sealt tagant tahavad saada. Ja kogu see teadlikkuse tõstmine, et inimesed seostaksid teie ettevõtet ja seda sisu, see võtab aega. 2 kuud, 3 kuud, pool aastat, aga see võtab aega. Ühel hetkel kliendid teavad kuskilt alateadvusest juba, et ma kuskilt sealt olen midagi kuulnud või sellel kuskil ma nägin, et seal oli või nad otsivad välja selle asja, sest nad on harjunud seda asja juba nägema. Ja 10. asjana, mida mina välja tooksin siukse vea poole pealt, mida siis sageli tehakse, on tervikpildi puudumine. Ehk siis justkui nagu klapid peas keskendutakse korraga ühele kanalile. Nüüd ma hakkan saatma välja uudiskirju. Ja siis 3 kuu pärast võetakse, et nii, nüüd me hakkame tegelema Facebookiga. Või siis, et nüüd me teeme seda. Nüüd meil on selline uus toode ja nüüd me hakkame seda promoma. Või et meie sellel teenusel läheb natuke kehvemini kui teistel teenustel, nüüd me hakkame seda teenust promoma. Aga tegelikult peaks kogu selle tervikpildi nagu kokku panema ja siis seda ühiselt tervikuna vaatama. Ehk siis, kui meil on blogi, siis me blogipostitusi paneme sisse Facebooki, me paneme neid blogipostitusi sisse uudiskirja, me räägime nendest asjadest võib-olla kuskil teistes kohtades oma kodulehel veel, me proovime neid saada ajakirjandusse sisse, me räägime nendest. Tihtipeale me paneme kuhugi kliendikirjadesse sisse, brošüüridesse sisse. Me ise teeme ristturundust oma enda kanalites. Me suuname kodulehelt inimesi Facebooki, me Facebookis suuname inimesi kodulehele. Toome enda kanalitest võimalikult palju lugejaid enda loodud sisule. Sest tegelikult, mis see sisuturunduse eesmärk on? Number 1, toota head sisu. Number 2, veenduda, et see hea sisu jõuaks otsingumootoriteni. Ja number 3, vaadata, et see hea sisu jõuaks lugejateni või siis, et lugejad leiaksid üles selle hea sisu, mida te loote. Ja seda saabki nii-öelda kogu tervikut kokku pannes on brändi nägu ühesugune, brändi keel igal kanalil on ühesugune. Ehk siis, kui me keskendume ainult uudiskirjale, me oleme seal jube kihvtid, meil on seal kvaliteet hästi kõrge, aga kui inimene satub meie Facebooki, siis vaatab sealt vastu hoopis teine profiil, on ju. Et igal pool peaks see tase olema ühesugune ja integreeritud. Kui me täna saadame uudiskirja välja, siis me sellest räägime ka Facebookis. Me teeme oma uudiskirjale Facebookis promo. Me nii-öelda sisuturunduse nagu ristturundus oma enda sisuturundusele. Me lingime igasuguseid tooteid ja teenuseid ja varem loodud sisu. Kui me teeme blogipostituse, siis me saame kasutada seal ära ka eelnevaid blogipostitusi, mis on samal teemal, et need ei läheks raisku. Ehk siis nii-öelda terviku moodustamine, ühtse eesmärgi suunas liikumine, strateegia korralik läbimõtlemine, arusaamine, kuidas me jõuame eesmärgini, vajadusel strateegiat muuta, aga see saab toimuda ainult analüüsi kaudu, kas ja miks see ei tööta, kui ta ei tööta.
ja mina arvangi, et tervikpilt on see, mis tekitab sellise usaldusväärse komplekti ja näitab, et kõik asjad on läbi mõeldud. Ja siis te saate ka enda sisust maksimaalselt välja võtta, mitte see, et toodate ühe artikli ja sinna ta jääbki. Korra käib Facebookist läbi, korra käib uudiskirjast läbi ja tegelikult seda täit potentsiaali, mis teie enda erinevates kanalites on, ära ei kasutata. Kõik. Aitäh! Aitäh sulle! Mul tegelikult tekkis endal üks küsimus. Tegelikult piinaks Raimond, et enne sa natuke haagib sinu asjasse ka. Raimond ütles, et tema ei... Kuidas ütlesid, et sa ei... Sa ütlesid, et ma ütlesin alguses sissejuhatus sinu kohta, aga sa ütlesid, et sa ei räusanud seal. Aga täna sinu sõna on juba jõudnud uudiskirja saatjani ja ta on küsinud, kas ma jagaksin seda, mida Raimond ütles. Aga küsimus tegelikult on sul hoopis teine. Täna Marko läks nüüd ära. Marko kunagi vedas seda Kingakaubamaja. Ja Kingakaubamaja uudiskirju sai ka omal ajal analüüsitud ja seal me jõudsime niisuguse tõeni, et tühja need sõnad, pilt on 1000 sõna. Ja seal me jõudsime niisuguse tarkuseni, et kui see toote tutvustus kirjana välja läks, siis pigem konversioon oli kõrgem seal, kus toote pilt oli suurem ja tekst oli vähem. Aga sinu tänase ettekandes oli pigem rõhk selles, et sa vaatad uudiskirjast toodet ja sa mütsiga aru, et mis asi see nüüd siis on, et miks on see telekas LED või K4 või mis asja. No vaata, see sõltub, eks ju tootes. Kinga puhul välimus ongi põhimõtteliselt peaaegu juba see kogu toode on ju kõige olulisem asi, mis sa vaatad. Telekat sa ilmselt nii ei osta välimuse järgi, eks ju. No jalg on erinev ju. No jalg on erinev, eks ju. Et sa pead, põhimõtteliselt on see, et nii pilt kui see tekst kokku annab sulle selle toote kirjelduse, millest sa pead kuidagi aru saama, mis peaks selle toote muutma sulle atraktiivseks. Et Kinga puhul ilmselt ongi pilt palju olulisem, televiisori puhul võib-olla mingid muud näited. Selle pildi pealt näiteks ei saa aru, et kui suur see ekraan on, sest et kui sa paned kõrvuti, siis 55 tolli ja ma ei tea, 45 tolli näevad ühesugused välja selles uudiskirjas. Sest nagu nii kõik on zoomitud. Ja just, et ma ei saanud aru, mis su küsimus oli? See, et sa ükskord ütlesid, või sa täna ütlesid niimoodi ja meie jõudsime nagu teise tõeni. Ei, ma ei öelnud niimoodi, ma ütlesin, et tegelikult et tootekirjeldused ja pildid peavad olema head. Hea küll. Ja. See ikka Ketele küsimus, et tegelikult, et kuidas sinu see tänane kogemus ütleb, et kui palju peaks olema selles sisus seda pilti ja kui palju seda sõnalist osa, et mis sinu kogemus ütleb? No, et peavad käima hästi käsikäes, et ongi, et olenevalt käsikäes ja just vastavalt sellele, mis see eesmärk on ja mis see toode on ja mis see teenus on. Et vahel on tõesti see, et pilt nii-öelda on tähtsam, kui ütleb rohkem kui 1000 sõna, aga tihtipeale ongi see, et see pilt ei mängiks seal mingit rolli, vaid ongi see sõnaline pool. Et mina näen seda, et mõlemad peavad olema, tunne oma klienti ja mis on sinu kliendile oluline, vastavalt sellele sa pead ka tähelepanu pöörama. Aga et kui olla sõnaline pool, siis olgu see kvaliteetne ja olgu, kui on pildiline pool, siis olgu see kvaliteetne. Kui need ei suuda kvaliteetsed olla, siis siuke karvane pilt teeb rohkem kahju, kui selle pildi puudumine. Nii et. Okei. Siis üks küsimus veel, mis puudus just neid kanaleid, et kunagi käis aastad tagasi meil seminaril rääkimas Nokia üks turundusjuhtidest, seal paljud vahetuvad, aga üks nendest käis. Ja tema sõnum oli küll selline, et tema alati oma turundustiimiga, nagu, kui ta saab mingi uue asja, sa teevad sellest uudise nagu kohe valmis kõikide erinevate kanalite jaoks ja siis pärast sama materjali nad nagu rekasutavad, siis korduskasutavad erinevate nagu kohtade juures ja läbi mingi pikem ajaperioodi, et mis sinu nagu kogemus on, et kas Eesti täna käitub samamoodi või pigem stihiliselt per uudis, per kanal? No mina näen seda, et hästi palju saaks toodetud materjali uuesti kasutada. See ongi tekstisisesed linkimised ja
kui on näiteks blogipostitusest räägime, et blogipostitustel lõpus oleks samal teemal veel huvitavaid artikleid, mis võiksid inimesele meeldida ja mida ta võiks lugeda. Ehk siis kasutada hästi palju ära seda, mida me täna juba oleme tootnud, olgu ta siis aasta tagasi või 3 kuud tagasi ja vajadusel need asjad hästi kergesti ümber kirjutada, ehk siis tihtipeale, mida ma oma klientide puhul oleme teinud, on see, et kui meil on tehtud üks artikkel, siis me saame seda tegelikult natukene seda fookust muutes, seda samat artiklit kasutada mitmeid kordi uuesti. Et kui ma SEB-le kirjutan Digikassast juba 3. aastat, siis no mis ma sellest Digikassast kirjutan 3. aastat, me natuke muudame seda nurka ja nii-öelda tuleb uus artikkel, sisu on ju sama. Aga tegelikult, kui me toodame ühe asja ära ja see jääb sinna, ta käib ühe korra ära, ta saab ühe korra selle lainetuse endale kätte ja ta jääb sinna, siis mina näen, et tegelikult seda potentsiaali saaks palju aktiivsemat ja pikema perioodiga ära kasutada. Seda ma tahaksin öelda ise ka, et me oleme enda näidete pealt ka näinud, et see sama sisu ongi teatud teenuste puhul kipub nagu roteeruma. Midagi uut ei tule, siis keeritakse täpselt sama asi üles, sest et kliendid vahetuvad, nendel on mingid oma niisugused nagu tööalased elukaared, nad lähevad järgmiste ametite peale, võetakse uude inimeste asemel, need jälle ei tea. Sa pead sama asja uuesti rääkima, et see tase oleks ühtlaselt kvaliteetne. Ja viimane küsimus sul on ka, et on sul mingisugune nagu selline uudiskiri, mis sul nagu tõeliselt nagu korda läks või nagu äge, et ma poleks teinud paremini? No ikka on, tihtipeale need uudiskirjad tulevad koostöös ettevõtetega, koostöös ettevõtete turundusjuhtidega. No SEB on kindlasti üks suur klient, kelle uudiskirjadega tegelikult võib rahule jääda ja mille üle ma võin uhkust tunda. See SEB näide, mida me täna siin nägime, et oli ka sinu sulest või? Vaat see kopi otseselt minu sulest ei olnud, see ma kujutan ette projektijuht, tal on hästi selge visioon, hästi hea projektijuht on sellel innovatsioonilaborir, et tõenäoliselt oli seal tema kopi, aga. Et siis Raimond saab varsti teada, jälle kuskilt külapealt tuleb. Aga aitäh Ketterile ja aitäh. Aplaus. Väga väikene kingitus sellest.